Oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel. Nii kõlavad Jandete sõnad. Jah, kallid televaatajad, on taas kord aeg Pärnu televisioonis suureks aastalõpu varietee show programmi. Meil on tänases saates tulemas väga palju erinevad külalisi, erinevad segmendid nagu näiteks meie kokanoor, meie horoskoop ja otse loomulikult stuudiobänd. Jah, naabriaias on alati muru rohelisem ja lumi kollasem. Kõigepealt aga meie külaline, keskkonnaekspert, härra Sander Salamander. Härra Salamander, rõõm, võtke istet, palun. Kallis publik, keskkonnakaitse, saame kohe teada. Härra Salamander, rõõm, suur rõõm. Härra Salamander, paljud mõtlevad, millega te tegelete? Keskkond on see teie teema, saan õigesti aru? Jah, kõigepealt rõõm minu poole. Kuidas algab teie tööpäev? Just nimelt täpselt nagu ka igal teisel teen hommikukohvi ja siis asungi töö poole. Ja viimased pool aastat oleme tegelenud nagu ikka suuna Pärnu jõe Voolu suunaga. Voolu suunaga? Jah, juba viimased 2 aastat. Kalle minu ja! Spetsialistid ütlevad, et... Kas teie ei olegi spetsialist? Mina olen kõige suurem spetsialist, ütlevad, et voolab niipidi. Aga öeldakse ka, et voolab niipidi. Uskumatu, armsad televaatajad, uskumatu. Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on väga tähtsal kohal looduse alistamine inimjõule. Seetõttu on ka meie stuudios olemas oma stuudio tehnikanurk, tehnikaspets, Pets! Head vana aasta lõppu, tehnika, ma olen tehnikaspets, Pets saates käed külge! Esimene toode on taaraflööt. See on nagu uus Eesti Nokia, sest see on parem kui iPhone. Ma ei ole ise nagu muusikamees, aga ma kutsusin saatesse külla ühe sõbra, kes mängib meile kohe ühe pala taaraflöödil. Wow! Tere taas! Meie tänane teine tehnikavidin toode on jõulutunne purgis. Mida see teeb? Kohe näib. Nüüd ei mölise ega mitte keegi. Uus toode ei ole mitte toode, ei ole vidin. On tehnika. Kui teil on otsa saanud jõulutunne, nagu ma kohe demonstreerin, purgist, siis keerake jõulutunne, võtke lahti, siis võtame kätte oma vanema sõbra, kummihaamel. Ja selle me teeme lihtsalt sellele taanale 1-0. Võtame ühe purgi veel. Aitäh, võtsid selle eelkekese minuga. Ees tuleb koganurk. Siin on 2 mandariini ja siin on 1 suur nuga. Vaimustav tehnika, imeline. Nüüd aga, kallid televaatajad, enne veel kui lähme oma saatega edasi, väikene reklaamipaus. McLean rekka. Oled mees või olema? Kui oled, siis mine poodi, osta vorsti. Siis mine istu oma rekka sisse ja ava õlle ja joo rooli sulut. Oled mees või olema? Kui oled, siis McLean rekkad on just sinule. McLean rekka. Banaan. Banaan. Banaan! Järgmisel aastal jõuab meie teleekraanidele Eesti esimene kosmoseseriaal Kosmonaised.
kosmonaised peavad võitlema iidse vaenlase Killer Khani vastu, kes tahab orjastada kogu universumi. Selleks, et Killer Khanist jagu saada, peavad kosmonaised koguma palju titaaniumkristalli. Teel satuvad nad paljudesse ohtlikesse paikadesse ja olukordadesse. Ela kaasa kosmonaiste seiklustele igal tööpäeval hommikuti kell 6:15. See on Eestimaa. See on Poolamaa. See on Ungarimaa. See on Brüssel. Vaata kui õudne. Joobes kapi kommunistist diktaator Juncker ahistab jälle inimesi. Panganduse liit on asja liiga kaugele viinud. Võta vabadus tagasi. See ei ole vasakpoolne propaganda. See on parempoolne propaganda. Vali erakond kõige paremad. Vaata kui õudne. Kas see on vargus? Aga kas see on vargus? Aga kas see on vargus või rööv? Kas on vahet? Kallid televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama Pärnu televisiooni suurt aastavahetuse varietee show programmi. Jätkame Riigikoguga. Ja meil on saates külaline minu paremal käel Kersten Michelle Suliman-Zirk. Härra Zirk. Mitte midagi head mul öelda ei ole, sest et nii ja juba ma räägin, et minu... Ja minu vasakul käel... Kapi kommunist oled sina, mille kaamera see võtab mitte? See jah, nii. Meie valimiserakonna programmis on selgelt kirjas, et meie ei valeta. No vaata seda... See juba oli vale. On sõbralik. On selleks korraks läbi. Me kohtume kindlasti kohe veel. Nüüd aga, arvestad televaatajad, horoskoop. Tavaline natsimöla. Ahoi, te jälle siin. Siinkord taaskord Ingvar Vigalast ning nagu eelmisel aastal vaatame ka seekord üle, kas on midagi põhjust järgmine aastat loota või mitte. Märkmed on mul kaasas, kaardid on soojad, täringuid on mul toodud mitmest maailma paigast. Nii et tere ettepaneku, alustame. Nonii, ja Jääral on rahaasjadega samamoodi nagu eelmine aasta. Ei maksa teist üleliia loota. Kuid sõnnil ma näen selgelt, et Pluto on tegemas 45 kraadist pööret seoses Merkuuriga. See tähendab seda, et aasta muutub. Kaksikutega on lood järgmised. Suuremad ebaõiglused on järgmine aasta tulemas, kuid need lähevad teist mööda nagu ka head karjäärivõimalused. Nagu näitavad kaardid, siis ka loodusõnnetustest pääsu ei ole. Vähil ei ole ei sisu ega pidamist. Küll aga heaks uudiseks on see, et palmipuude pühaks saavad juba talvepuud tehtud. Lõvidel pereasjad lahenevad koos lume sulamisega. Kui unustada poliitilised võlurivarrukad ning jääda oma liistude juurde, siis minu sõnade kohaselt tuleb õnn ja hingesoojus veel järgmiseks dekaadikski. Kaalud, teiega on asi niimoodi, et kuna valgus näitab praegu teile selja tagant, siis on rasedaks jäämise protsent äärmiselt kõrge. Skorpionid, lõpuks ometi saabub teile see aasta, kui te oma aastate vältel tekkinud sigadused suudate lappida. Küll aga on teile selle aasta soovitus talitada Reet Linna sõnade järgi elame veel. Veevalaja, uus aasta läheb nagu lirinal. Juba aasta alguses terendavad uued võimukad võimalused. Igal maastikul vali enda kõrvale vainud õiged inimesed ja ära vaata tagasi. Aasta lõpus tasub aga olla eriti ettevaatlik, sest võib juhtuda, et ämm naaseb teie juurde elama või mis veelgi hullem, tuleb uputus. Sellega on minu poolt tänaseks aastaks kõik. Oli taaskord meeldiv teiega vaadata tagasi ning ka edasi. Nagu me kuulsime, siis ilmselt uus aasta tuleb kauneim kui iialgi varem. Aga see pole veel kõik. Ärge unustage, head inimesed, et Ingvari juures on kuni 3. jaanuarini kõigile naistele, kes tulevad tšakrid avama koos tütardega,
tasuta kaasa, väge täis ja imelised kõrvarõngad. Armsad televaatajad, iga lõpp ei ole muud kui algus uus. Sai nutta, sai naerda, aga paraku selleks korraks on meie aastavahetuse eriprogramm läbi. Ja nagu ütles Vauru Kersna Mihkel Kärvasele kunagi ammu, wow. Nii et kallid televaatajad, kohtume kindlasti järgmisel aastal!